Esimest korda Mali ajaloos on Al-Qaeda ja Tuareegi separatistid samal poolel ning vägivald on täiesti hullumeelne. Näete, Mali on olnud sõjas iseendaga alates 2012 aastast. Sel aastal õnnestus põhjaosas tegutsevatel Tuareegi mässulistel, keda juhtisid separatistid, kes olid üle 50 aasta võidelnud iseseisva kodumaa Azawadi nimel, lõpuks vallutada kogu riigi põhjapoolne pool. Tuareegid on iidne nomaadrahvas, kelle territoorium lõigati tükkideks, kui Euroopa kolonisaatorid Mali piirid paika panid. Sellest ajast peale on nad püüdnud seda tagasi saada. Kuid mõni kuu pärast iseseisvuse väljakuulutamist kaaperdasid Al-Qaeda kohalikud harud mässu, tõrjusid tuareegid välja, kehtestasid šariaadi seaduse ja hakkasid Timbuktus hävitama iidseid moslemi pühamuid. Järgmise kümnendi jooksul võitlesid kaks poolt omavahel. Tuareegi ilmalikud tahtsid vaba kodumaad, džihadistid soovisid islamiriiki. Nad tapsid selle nimel üksteist sõna otseses mõttes. Kuni eelmise nädalavahetuseni. 25. aprillil alustasid Al-Qaeda Lääne-Aafrika haru Jinim ja Tuareegi separatistlik Azawadi vabastusrinne koordineeritud rünnakuid üle kogu Mali. Bamako lennujaam, peamine sõjaväebaas, Katiz, linnad, Gao, Kedal, Mukti ja Sabah. Kõiki neid kohti rünnati samaaegselt. Viimati moodustati Malis selline džihadistlik separatistide liit 2012 aastal. Toona vallutasid nad kogu põhjaosa. Prantsusmaa pidi sekkuma tuhandete sõduritega, et seda peatada. Seekord on Prantsusmaa välja aetud. ÜRO rahuvalvajad on välja saadetud. Ja Vene palgasõduritel, kes nad asendasid, polnud rünnaku kohta mingeid luureandmeid.